Tšau! Vastlapäev on tulemas ja ma mõtlesin, et ma näitan teile ühte trikki, kuidas saaks enne vastlapäeva teha kunsti. Ma soovitan tühja kõhuga videot mitte vaadata, sest et mängus on maitsvad vastlakuklid. Aga kui on ülesanne tehtud, siis saad kindlasti oma kuklid naha vahele tõmmata ja ära süüa. Aga mis siis veel vaja on selle ülesande jaoks? See ülesanne on fotoülesanne ja kui sul on kuklid olemas, siis oleks vaja sul veel mõnda vana ajakirja. Oleks hea, kui oleks selline ajakiri, kus on inimeste pilte. Aga samas on okei, kui on mingisugused multikategelased või midagi sellist ka. Siis võiks olla valget paberit, pliiatseid, kääre ja teipi. Teip võib olla see paberteip või selline teip või toruteip. See, milline see teip on ükskõik. Ja siis võiks olla, kas saad kasutada hambaorki või siis mul on sellised pikad grilltikud siin, aga näiteks ma arvan, joogikõrrega saab ka hakkama. Kui ma näitan, milleks seda vaja on, siis sa saad ise mõelda kodus, et mida sa saad kasutada. Ja mis siis ülesandeks on? Ülesandeks on see, et sa kujutad ette, et vastakuklid on kelgu ja suusamäed. Ja siis sealt ajakirjast hakkad sa otsima inimesi, kes võiksid kelgu või suusamäel ringi askeldada. Mina olen juba selle ülesande osa ära teinud ja ajakirjast lõikasin välja inimesi. Ja nagu näha, siis kleepsin siia taha selle hambaorgi või grilltiku jupi. Lõikasin ka ühe sellise inimese välja. Ja siis, aga kui sul ei ole ajakirja, siis sa saad seda teha ka nii, et sa joonistad selle suusa või kelgumäel oleva tegelase ise. Ja see on isegi tegelikult veel parem variant, sest siis on kunsti tegemise osa sinul käeliselt isegi rohkem. Mina joonistasin sellise suuskadel hirmunud tüübi, lõikasin selle välja ja panin samamoodi kinnitasin selle tiku siia taha. Et kui sul on aega, siis oleks tore, kui sa ikkagi nagu ise ka proovi joonistada. Joonistada ei pea isegi tegelasi, võib-olla on seal suusa või kelgumäel veel midagi põnevat. Ja nüüd ma lähen kohe oma kuklite ja nende tegelastega kodus sellisesse kohta, kus on hea valgus. Ja ma leidsin vannitoas endale, et mul on valge kapp ja siuke sinine sein seal, mis meenutab natuke nagu taevast ja siis ma teen seal nende tegelaste ja vastakuklitega pilti. Aga põhimõtteliselt sa saad ise kodus ka vaadata erinevaid kohti, kus sa tahad pilti teha ja sinna pildid võid ka lisada mingeid muid detaile, ma ei tea, mis seal su kelgumäel võiks veel olla. Mõte on selles, et pildistamisel saab need tegelased torgata siia kukli sisse ja panna nad siis vastlakuklimägedel elama. Lähen kohe ja näitan, kuidas neid fotosid võiks teha. Aga kui sul näiteks ei ole vastlakuklit kodus ja tahaksid ikka seda ülesannet teha, siis sa võid ka joonistada, maalida, kleepida mõne pildi. Nii et võtad sellise paberi ja lihtsalt joonistad siia pildi sellel teemal, et kui vastlakuklid oleksid hoopis lumised mäed. Ja saad teha oma joonistusest või maalist samamoodi pilti ja mulle saata. Ma soovin teile mega mõnusaid vastlaid ja loodan, et te saate ikkagi õue minna ja pikal jõulasta ja mul on väga hea meel, kui te mulle saadate ka neid fotosid oma tehtud töödest. Aga ma nüüd lähen liigu vannituppa ja näitan, kuidas see pildistamine võiks välja näha. Ja kui sa oled oma nukud valmis saanud, siis pane nad aga vastlakuklimägedele seiklema. Tee sellest pilti ja saada mulle ka neid pilte näha. Siin on see
minu enda joonistatud nukk. Aga paneme näiteks siia ringi ronima ühe kataloogist välja lõigatud nuku. Kui sa teed ka rohkem kui ühe variandi pilte, siis saada kõik mulle näha. Ja kõige lõpus, kui ülesanne on läbi, siis soovitan söö vähemalt üks vastlakukkel. Tšau!